Bonjour, je suis votre professeur de français. Tere, ma olen teie prantsuse keele õpetaja. Alustame prantsuse keele algajate kursusega. Teie käsutuses on audioloengud. Kasutame õppimisel Quartier Latin õpikut, mille on kirjutanud Triinu Tamm ja Leena Toomasberg. Ka töövihikut, audiot ma lasen teil kõik ilusasti ka siia audioloengu peale. Ja üritame järgida õpikut nii, nagu me oleksime klassis. Selle vahega siis, et ei ole kedagi, kes mu küsimustele vastaks. Ehk siis, et kui tuleb mingisugune ülesanne, mida ma klassis eeldaksin, et õpilased teevad iseseisvalt, siis peaksite teie panema audioloengu pausi peale, harjutuse ära tegema. Kui klassis oleks vaja teha dialoogi näiteks, siis sellisel juhul on teie ülesanne natukene keerulisem, te peate ise koostama mõlemad dialoogi osad, sest et õppekaaslastel ei ole välja juhul, kui te järgite seda kursust koos kellegi sõbraga. Nii, aga alustagem siis algusest. Võtame lahti oma õpikud, lehekülg 12, selle väikese lehekülje osa pealkirja on bienvenue, mis prantsuse keeles tähendab tere tulemast. Bienvenue. Ja katsume kuulata siis seda esimest audiot, esimest kuulamisülesannet ja samal ajal jälgida neid tekstikesi, mis siin mullikeste sees on, mida need piltide peal inimesed üksteisele ütlevad. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Duroc. Bonjour, Marie. Salut, Louis. Salut, Louise. Ça va? Ça va et toi? Bonjour, Pierre. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Thomas. Nii, loodan, et saite ilusasti sõrmega järge ajada. Ei ole midagi keerulist. Vaatame, kui palju te saite aru, millest siin jutt käib ja ma arvan, et kas või tänu illustreerivatele piltidele ei ole midagi rasket siin. Aga katsuge siis järgi korrata ja kirjutage üles omale need tähendused. Selline asi ka kohe ütleme ära, et te peaksite omale juurde võtma ühe sõnavaravihiku, nii et muretsege omale üks vihik, kus te saate otsast hakata kirjutama neid sõnu, kõiki sõnu, mis on siis teie jaoks uued. Ja iga kord, kui ma siis teile ütlen, ma iga kord ei ütle, et nüüd võtke vihik. Et ise suured inimesed teate, et kui ma hakkan mingisuguseid uusi sõnu tutvustama, et see tähendab seda ja too tähendab toda, siis sellisel juhul peaksite võtma välja oma vihiku ja kirjutama selle sinna ja järgmiseks loenguks peaks siis muu koduse ülesande hulgas ka need sõnad ära õppima. Sest kui te sõnavara endale selgeks ei tee, siis kuna neid sõnu tuleb järjest juurde, siis järgmine kord on raskem juba mõista ja ülejärgmine kord veelgi raskem, et ühe sõnaga jooksvalt peab alati ära õppima kõik need uued sõnad. See on siis selle aluseks, et te ilusasti suudaksite järge pidada selle erinevate peatükkidega. Aga siis kõige esimene pilt. Proua, kes siin seisab, ütleb bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Kui ma prantsuse keeles hääldan neid erinevaid laused, siis teie oma kodudes, oma arvuti ees ilusasti hääldate siis järgi. Bonjour, monsieur. Mis tähendab tere päevast, härra. Bonjour, monsieur. Ja härra vastab bonjour, madame. Bonjour, madame. Mis siis tähendab tere päevast, proua. Järgmise pildi peal ma pakun, et tegemist on üliõpilasega, kes ütleb bonjour, monsieur Duroc. Bonjour, monsieur Duroc. Mis tähendab siis
tere päevast, härra Duroc. Ja siis ma pakun, et see on õppejõud, kes vastab bonjour, Marie. Bonjour, Marie. Mis tähendab siis tere päevast, Marie. Kolmas pilt. Tütarlaps ja noormees tervitavad teineteist. Tütarlaps ütleb salut Louis. Salut Louis. Ja noormees vastab salut Louise, ça va? Salut Louise, ça va? Tütarlaps ütles siis tere Louis. Salut on siis prantslaste jaoks selline igapäevane tere, mida kasutatakse sõprade või perekonnaliikmetega, mis eesti keeles võiks vastata sellele umbes tšau, et me ei kasuta seda ametlikul tervitamisel, me ei ütle seda kellelegi ametnikule ega õppejõule ega siis ühesõnaga kellelegi sellisele inimese, keda me teietame või kellega me ametlikus kontekstis räägime. Salut on nagu eesti keele tšau siis. Salut Louis ja salut Louise, siin te näete ühte väga huvitavat prantsuse kultuuriruumi fenomeni. Nendel on hästi palju selliseid nimesid, mis siis, kui lõpus on kirjas E, on tüdruku nimi ja kui E-d ei ole, siis on poisi nimi ja muidu see kirjapilt on täpselt sama ja hääldus on sama välja arvatud siis see, et tüdruku puhul see viimane kaashäälik hääldatakse välja ja poisi puhul mitte. Siin on siis üks väga hea näide selle kohta on siis Louis, kui kirjutatakse L-O-U-I-S, on see Louis ja see on poisi nimi ja kui on L-O-U-I-S-E, siis ta on Louise ja ta on tüdruku nimi. Aga selle kohta on väga-väga palju näiteid. Näiteks kui eesti keeles meil on poisi nimi Martin, siis prantslastel on ka see poisi nimi, aga nad hääldavad seda Martin, I-N lõpus hääldub siis Martin ja kui me ütleme, et tere, minu nimi on Martin, keegi eesti noormees näiteks tutvustab ennast ja ta hääldab seda eestipäraselt Martin, siis prantslased kindlasti muhelevad, sest nende jaoks Martin kirjutatakse Martine E-ga lõpust ja see on tüdruku nimi. Poiss on Martin, tüdruk on Martin. Samamoodi näiteks, mis meie kultuuriruumis üldse tüdruku nimena ei eksisteeri, kui me ütleme Christian, Christiane, prantsuse keeles Christian, mis kirjutatakse siis N-E lõpust algusest C-H, I-S-T-I-A-N-E. Sellise nimena on ta siis tüdruk Christian ja kui me tahame öelda prantsuse keeles, et tere, minu nimi on Christian, siis me ütleme bonjour, je m'appelle Christian. Christian, sellisel juhul hääldatakse see N väga kerge nasaalina, sealt lõpust N-i välja ei häälda, sest kui N-i hääldame välja, siis on tegemist tüdrukuga. Nii, see Louis ütleb siin Louise'ile veel ça va. Ça va, mis tähendab prantsuse keeles, kuidas läheb. Ja mis on ka selline igapäevane väljend, mida ei kasutata kindlasti siis ametlikult kellegiga rääkides. See on siis sama kategooria asi kui see salut. Ja Louise vastab ça va et toi? Ehk siis te näete küsimus ja vastus on samad. Ça va otseses tõlkes tähendaks see läheb ja vastus oleks siis ilma kerkiva intonatsioonita see läheb. Et noh, kuidas läheb, eesti keeles me ütleksime, läheb hästi. Et toi tähendab ja sul või siis otse tõlkes ja sina. Nii, järgmised 2 noormeest siin vasakul. Bonjour Pierre, comment ça va? Bonjour Pierre, comment ça va? Tere päevast Pierre, kuidas läheb? Comment tähendab siis kuidas, see on siis lisatud, see on juba selline natukene kõrgema kvalifikatsiooniga keeletase, aga samas siiski seda me ei kasutaks ka väga ametlikus keeles. See on selline sõprade vahel ja natukene ametlikum keel. Et see comment seal ees on. Comment ça va? Kuidas see läheb otse tõlkes või kuidas sul läheb? Pierre tähendab siis on prantsuse keeles poisi nimi, mille tüdruku vaste ei ole siis E, kas näete, poisi nimi on juba siin E-ga,
vaste sellele nimele oleks Pierrette, mida nagu väga tihti ei kasutata. Aga siiski on täiesti olemas. Pierre tähendab kas kivi prantsuse keeles ja põhimõtteliselt see on prantsuse variant meie Peetrist. Pierre. Bonjour Pierre, comment ça va? Tere päevast Pierre, kuidas läheb? Ja Pierre vastab, ça va bien, et toi? Läheb hästi. Bien prantsuse keeles tähendab hästi. Ja ma loodan, et teil on meeles, et kõik need uued sõnad kirjutate ilusasti vihikusse. Kui teil on vaja vahepeal pausi peale panna, et kirjutada, siis te saate seda alati teha. See on üks audioloengute plussidest. Ça va bien, läheb hästi. Et toi, ja sul, ja sina. Ja siis parem pool siin 2 noormest. Esimene küsib, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Kuidas on sinu nimi? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Ja teine noormes vastab, je m'appelle Thomas. Je m'appelle Thomas. Minu nimi on Toomas. Nii et siit saate siis ilusasti ka kohe väljendid, et kuidas on sinu nimi ja vastus sellele. Tu t'appelles comment? Je m'appelle. Ja siis mis iganes kellegi nimi on. Nii. Järgmine lehekülg 13. Üles on kirjutatud en classe. En classe. Mis siis prantsuse keeles tähendab klassis. En classe. Ja siit kõigepealt kuulame seda 3. audiot. Lisez, écoutez, répétez, écrivez. Très bien. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je suis en retard. Excusez-moi. Nii. Siin siis on kasutatud nüüd selliseid väljendeid, mida prantsuse keele tundides käima hakates kõige rohkem nii-öelda siis algajatel oleks vaja ehk teada. Ühelt poolt see, mis õpetaja võib teile öelda ja teiselt poolt, mida te saate ise öelda. Kõigepealt siis õpetaja ütleb lisez, mis tähendab lugege. Lisez. Répétez, mis tähendab korrake. Répétez. Écrivez, mis tähendab kirjutage. Écrivez. Ja écoutez, mis tähendab kuulake. Écoutez. Ja kui te olete kõik ilusasti käsku täitnud, siis õpetaja ütleb très bien, mis tähendab väga hästi või väga hea. Très bien. Siin alumiste piltide peal kõigepealt noormees ütleb, mida kindlasti prantsuse keele algajatel õpilastel tihti vaja läheb. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mis tähendab, ma ei saa aru. Je ne comprends pas. Või siis võib öelda, je ne sais pas. Ma ei tea. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ja kõrval siin kohe väljend, mida teie muidugi moodleõpingu raames kasutada küll ei saa, aga kui te klassiruumis käiksite, siis kindlasti mõnel läheks seda mõnigi kord vaja. Je suis en retard, excusez-moi. Je suis en retard, excusez-moi. Ma jäin hiljaks, vabandage mind. Või palun vabandust. Palun vabandust, et ma hilinesin. Eesti keeles öeldakse pigem. Aga otseses tõlkes siis ma olen hiljaks jäänud või ma hilinesin, vabandage mind. Je suis en retard, excusez-moi. Nii. Ja selle lehekülje lõpus on meil siin veel üks pildikene, kus on juurde kirjutatud igasugused sõnad. Ja
seda siis põhiliselt ma usun selleks, et kohe mitte ära hirmutada neid prantsuse keele õppijaid, kes on päris algajad. Prantsuse keelt peetakse küll väga keeruliseks ja grammatilises mõttes ta ongi suhteliselt keeruline, sellepärast et iga kord, kui on mingi grammatiline reegel, siis prantsuse keeles on tohutult palju erandeid. Peetakse prantsuse keelt keeruliseks ka veel selle häälduse pärast ja see, et kirjapilt ja hääldus väga tihti üldse ei lähe kokku, aga tegelikkuses need inimesed siis, kes väga hästi oskavad germaani keeli, näiteks inglise keelt või saksa keelt, eriti just inglise keelt, siis et väga palju on tegelikult selliseid sõnatüvesid, mis jäävad kergemini meelde või mida on võimalik ära arvata juba seetõttu, et me inglisekeelseid sõnu tunneme. Kuigi siin võivad olla ka prantsuse keeles öeldakse faux amis ehk siis võltssõbrad, ehk siis mingisugune tüvi, mis inglise keeles tähendab ühte asja, aga prantsuse keeles tähendab kas natukene mingisugust teist asja või hoopis täiesti teist asja. Ehk siis ma võin näiteks tuua selline sõna prantsuse keeles nagu enfant, mis kirjutatakse siis enfant, ja mis näeb välja umbes nagu inglise keeles infant. Ja infant inglise keeles on pisikene laps, samas kui enfant prantsuse keeles on ükskõik milline laps, lihtsalt laps. Või siis, kui me võtame näiteks selline sõna inglise keeles nagu library, mis on raamatukogu, prantsuse keeles on olemas ka selline sõna nagu librairie, mis ei ole raamatukogu, vaid on raamatupood. Ja raamatukogu prantsuse keeles on hoopis bibliotek. Nii, aga siis need sõnad, mis teil siin on ära toodud selleks, et natukene siis teid innustada ja et ei olegi prantsuse keeles tegelikult päris algajad, et ühtegi sõna ei tea. Siin on terve hulk selliseid sõnu, mida te peale vaadates, eriti kuna siin on illustreeriv pilt ka juures, võite kindlasti ära arvata, mida need tähendavad. Aga muidugi peate siis jälgima seda, et te õigesti neid asju hääldaksite. Ja alustame siit vasakult ülevalt. Teeme siis kellaosuti suunas selle ringi ilusasti ära. Te kirjutate kõik need sõnad ilusasti omale üles ja õpite ära. Ja soovitatavalt alguses, kui te veel päris hästi prantsuse keele hääldusreegleid ei tunne, siis kirjutage omale kuidagi enda jaoks loogiliselt sinna sulgudesse ka see hääldus, et teil jääks meelde, kuidas hääldatakse. Nii, aga alustame siis siit vasakult ülevalt. Kõige esimene sõna on un texte. Un texte. Mis siis tähendab tekst? Ja isegi eesti keelega on paralleel olemas. Järgmine on une page. Une page. Mis tähendab? Ma usun, te kõik saite juba aru. Lehekülg. Une page. Kui ma näiteks ütlen teile lehekülg 13, siis on page 13. Une page. Nüüd kohe võib teil tekkida küsimus, et miks on seal see un ja une nende sõnade ees. Väike selgitus enne, kui me natuke täpsemalt sellest räägime, praegu lihtsalt üldiselt. Prantsuse keeles kasutatakse siis nii määratud kui ka määramata artiklid, nagu inglise keeles siis määratud oleks the ja siis määramata on ö või on. Vastavalt siis sellele, kas sõna algab täishäälikuga või kaashäälikuga. Prantsuse keeles on määramata artiklis, ehk siis vastab inglise keele õnnile, on siis un või une. Un, mis kirjutatakse un, kasutatakse meessoost sõnade puhul ja une kasutatakse naissoost sõnade puhul, sest prantsuse keeles kõik nimisõnad jaotuvad siis meessoost sõnadeks ja naissoost sõnadeks. Nii et un tekst on siis meessoost, une page on siis naissoost. A text, a page oleks nagu inglise keeles siis kirjutatud. Un tekst, une page. Ja järgmine pilt või siis järgmine sõna siin. Une image, une image. Ja mis ma usun, et juba saite aru, tähendab pilt. An image, nagu inglise keeles. Une
image, mingisugune pilt, mingisugune illustratsioon. Järgmine. Une photo ehk siis foto. Une leçon, mis tähendab õppetund. Un CD, mis tähendab siis CD. Un stylo, mis siis tähendab kas pastakas või sulepea, ühesõnaga kirjapulk, millega kirjutatakse. Un cahier d'exercice, mis on siis harjutuste vihik. Un cahier d'exercice. Järgmine on un livre, mis tähendab raamat ja mis on muide seesama tüvi, millest tuleb ka selline sõna nagu librairie või siis inglise keeles library ehk siis see VB vahetus on tegelikult keelte arenedes suhteliselt normaalne, aga siis see kunagine ladina tüvi, sellest siis prantsuse keeles un livre ehk siis raamat. Un exercice, mis tähendab harjutus. Un exercice. Ja viimaks un dialogue, mis tähendab siis dialoog. Nii, keerame lehte. Siin siis kuulamisharjutus või audio number 4. Fonetik, mis tähendab prantsuse keeles siis foneetika või siis häälikute õpetus. Les sons du français, prantsuse häälikud. Écoutez et répétez, kuulake ja korrake. Les sons du français. Écoutez et répétez. Les voyelles. A. Marianne. E. Rémi. E. Charlène. I. Isabelle. E. Fleur. E. Mathieu. E. Denise. U. Julie. O. Léo. O. Christophe. ou Raoul. Les voyelles nasales. En Jean. On Gaston. Un Martin. Les semi-consonnes. Ye Yannick. Wa Antoine. U Louisa. Les consonnes. K Caroline. P Paul. T Thomas. G Gustave. B Béatrice. D Diane. F Frédéric. V Véronique. S Simone. Ch Charles. Z Zazie. J Jean. Marie. N Nicolas. L
Lucie. R. Robert. N. Agnès. Nii. Prantsuse keeles siis on teil ära toodud siin ilusasti häälikud, mida peamiselt kasutatakse. Ja loodan, et ilusasti kordasite järgi. Nüüd räägime natukene täpsemalt ka nendest. Kõigepealt siis le voyelle on täishäälikud, nagu te vast isegi mõistate. Ja siin on teatud hulk selliseid, mis tähistatakse prantsuse keeles siis selle foneetilise tähestiku abil küll väga erinevalt, aga eestlaste jaoks seal väga suurt vahet ei ole. Kui väga tähelepanelikult uuesti kuulate, siis te saate aru, et seal mingisugune vahe on, aga samas kui te hääldate need kõiki nii-öelda selle eesti moodi, siis ei juhtu ka mitte midagi. A, Marianne on siis see kõige tavalisem meie A. Siis kui te panete tähele kaks järgmist, Remi ja Charlene, meie mõistes nad on E ja ärge üldse pabistage, kui te kohe alguses ei kuule seda vahet. Prantslaste jaoks tegelikult on need E ja E on umbes sama suure vahega häälikad, kui eestlaste jaoks on A ja Ä. Ja nad tähistavad neid siis sellega, et ühe peal on selline kriipsukene, E peal on selline kriipsukene, mis läheb üles ja teise peal on selline kriipsukene, mis nagu näitab alla. Et üks on siis rohkem nagu I lähedane ja üks on rohkem A lähedane. Ehk siis näiteks, kui ma nüüd uuesti hääldan neid kõrvuti E, 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 E. Te kuulete, et mingi vahe on, aga kui te päris algajatena nagu hääldate neid ühtemoodi, sellest ei juhtu mitte midagi. See tekib alles süstemaatiliselt prantsuse keelt kuulates, see vahe kuulmine. Ehk siis Remi ja Charlene. Kui te kirjutate üles nüüd neid uusi sõnu oma sõnade vihikusse ja siis kirjutate taha sulgudesse kuidagi seda hääldust, te võite kasutada seda foneetilist tähestikku, aga te võite samas ka tekitada endale mingisuguse täiesti oma süsteemi. Peaasi, et te alguses sellest aru saate ja ärge siis nagu lõputult ka neid kirjutage, et kui te juba enam-vähem saate aru, missugused need prantsuse hääldusreeglid täpsemalt on, siis juba ei maksa neid hääldusi kirjutada. Ja kindlasti, kui te õpite lugema, ärge õppige lugema niimoodi, et te vaatate ainult neid hääldusi, vaid ikkagi püütage lugeda selle kirjapildi abil. Nii, aga järgmine täht I, Isabelle, on siis põhimõtteliselt sama, mis eesti keeles. Nüüd läheb natuke keeruliseks, et meie jaoks need kolm järgmist on kõik Ö, aga prantslaste jaoks seal on väiksed hääldusvahed. Fleur, Mathieu, Denis. Aga sellele praegu ei maksa teil üldse üritada keskenduda. Siis järgmine on Julie, Ü, meie mõistes siis, Leo, O ja Christophe. Ka O, aga nagu eesti mõttes on sama täht prantslaste jaoks jälle natukene pisikese häälduse erinevusega. Ärge sellele praegu suurt tähelepanu pöörake. Ja viimane siin täishäälikute hulgas Raoul, mis on siis U. Pange tähele, siis prantslased tähistavad U-d kaksiktähega, ehk siis O-U. Nad hääldavad U, samas kui meie mõistes on kirjutatud U, siis nad hääldavad seda Ü. Siin Julie oli meil ennem. Nii, le voyelle nasal, ehk siis nasaaltäishäälikud või nasaalvokaalid. Jean, Gaston, Martin. A, on, un. Ehk siis te nagu hääldaks seda täishäälikud A, O, Ä läbi nina. A, on, un. Jean, Gaston, Martin. Nii, siis les semiconsonnes ehk siis poolkaashäälikud, mis eestlaste jaoks on alati väga keeruline, ükskõik mis võõrkeeli me õpime, see pool kaashäälik, et mis mõttes pool. Et meie jaoks see j ehk jott on täielikult kaashäälik, aga me ei mõtle tegelikult selle peale, et jott on meil tekkinud, millest jott tekib sellisel juhul, kui
i hääldatakse nagu natukene tugevamalt. Ehk siis i ja j väga tihti teistes keeltes ei pruugi nagu üldse olla eristatavad omavahel, aga neid hääldatakse siis meile vastavalt i või jontina. Ja siin on siis tavaliselt prantsuse keeles märgistatakse y-ga, on sõna alguses, siis see on näiteks Jannik, meie mõistes täiesti tavaline, siis j. Antoine, meie jaoks oleks seal nagu u, aga kui u-le järgneb täishäälik, siis me tegelikult hääldame seda nii-öelda poolkaashäälikuna, ehk siis temast saab väga paljude keelte jaoks 2 v, mis on siis nagu v ja u vahepeal, nagu inglise keeles what või where või why. Selline häälik, siis seda nimetatakse poolkaashäälikuks. Antoine. Ja Luisa, ehk siis kuna see Luisa Ü, see on, Ü on siin I kõrval, siis teda hääldatakse ka niimoodi natukene nagu tugevamalt ja nimetatakse siis poolkaashäälikuks. Ja kaashäälikud nüüd Caroline, k, täiesti tavaline nagu eesti keeles, Paul, täiesti tavaline p, Thomas, t, nagu eesti keeleski, Gustave, g, nagu eesti keeles, Beatrice, b, Diane, d, Frédéric, f, Véronique, v, Simone, s, Charles, nagu meie ša, Zazie, tavaline z, Jean, nagu G-täht, Marie, meie M, Nicolas, N, Lucie, L, Robert, nüüd siis meie jaoks see prantsuse R. Ja Agnes on nagu selline hästi pehme N, no põhimõtteliselt eesti keeles me võime ka seda kasutada näiteks sõnas pann, me ei ütle mitte pann, vaid pann, et see on tegelikult see sama N, siis mis prantsused ütlevad Agnes ja tavaliselt seda kirjutatakse prantsuse keeles siis niimoodi, et N-i ette on siis lisatud G, Agnes, meie mõistus Agnes, Agnes. Nii, oleme edukalt läbinud sissejuhatava osa ja võime asuda siis esimese unitee või õpiku esimese osa kallale ja täpsemalt siis leçon 1 ehk siis õppetükk number 1, leçon 1 ja algab siis lehekülg 16, page 16. Lehekülge alguses on kirjas bonjour ja isegi kui te varem ei teadnud, mida see tähendab, siis nüüd te teate, et see tähendab prantsuse keeles tere päevast. Bonjour. Stewardess, kes meil pildi peal siin on, tema üles on kirjutatud bienvenue, bon voyage ja ma usun, et te nüüd neid mõlemaid väljendeid samuti tunnete. Bienvenue, mida me juba vaatasime, mis oli siis tere tulemast ja bon voyage on rahvusvaheliselt tuntud, ehk siis tähendab head reisi, bon voyage. Ja kuulame siis nüüd 5. ja 6. audiot. À bord de l'avion. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Nii, ja 6. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à bord de l'avion. Je m'appelle Virginie et je suis votre chef de cabine. L'équipage de la compagnie Air France vous souhaite un bon voyage. See teine läks, ma usun, teie jaoks natukene keeruliseks juba, aga midagi sellist te võite kuulata või kuulda siis, kui te astute Air France'i pardale. Aga kõigepealt siis see 5, mis on teil ka ilusasti kirjutatud siia kohe lehekülje ülesse. À bord de l'avion. À bord de l'avion tähendab lennuki pardal. À bord on pardal ja avion on lennuk. Un avion, meessoost sõna.
un avion. À bord de l'avion. Lennuki pardal. Bonjour, monsieur. Mis tähendas siis tere päevast, härra. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle on siis selline sõna, mis te peate jälle üles kirjutama, sest monsieur ja madame meil juba oli, mis tähendas siis vastavalt härra ja proua, aga mademoiselle oleks preili. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Nii, ja siis see teine, seda me ei hakka praegu tõlkima, seda 6. audiot. Ma lasen selle lihtsalt korra uuesti, vaadake, katsuge jälgida, mitu sõna te tunnete ära või kui palju te sellest alustate. See on üsna selline standardtekst, kus soovitakse põhimõtteliselt tere tulemast lennuki pardale ja ilusat reisi. Aga proovige kuulata seda uuesti. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à bord de l'avion. Je m'appelle Virginie et je suis votre chef de cabine. L'équipage de la compagnie Air France vous souhaite un bon voyage. Nii, kuulamisharjutus number 7. Kõigepealt kuulame ja siis vaatame. Proovime aru saada, tõlkida. Katharina et Peter font connaissance. Excuse-moi, tu es français? Non, je suis allemand. Et toi? Je suis estonienne. Tu t'appelles comment? Katharina. Salut, moi je m'appelle Peter. Enchantée. Nii. See meeldiv väike dialoog siin. Katharina et Peter font connaissance. Katharina et Peter font connaissance, mis tähendab Katariina ja Peeter saavad tuttavaks. Peter, nagu te mäletate, see Peeter, prantsuse variant oli Pierre, et siin te saate kohe dialoogist teada, miks noormees on Peter ja mitte Pierre, hoolimata sellest, et tegemist on siin prantsuse keele õpikuga. Nii Katariina ütleb siis, excuse-moi, tu es français, te korrake ilusasti ka järgi, excuse-moi, tu es français. Le jeune homme, ehk siis noormees, le jeune homme, homme on mees, jeune on noor. Le jeune homme vastab siis, non, je suis allemand. Non, je suis allemand. Ei, ma olen sakslane. Esimene jäi tõlki, ei, ma vist ikka tõlkisin. Excuse-moi, palun vabandust või vabanda mind. Tu es français. Kas sa oled prantslane? Vabanda mind või vabandust, kas sa oled prantslane? No, je suis allemand. Ei, ma olen sakslane. No, je suis allemand. Et toi? Ja sina? Ja Katariina vastab, je suis estonienne. Je suis estonienne. Ma olen eestlanna. Le jeune homme vastab siis jälle. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Kuidas on sinu nimi? Ja Katariina ütleb prantsuse aktsendiga. Katariina. Le jeune homme ütleb salut. Mis tähendas siis ciao. Moi je m'appelle Peter. Minu nimi on Peeter. Moi prantsuse keeles on nagu rõhuga mina. Põhimõtteliselt, kui ma selle tõlgiksin otse, siis ma peaksin ütlema mina, minu nimi on Peeter. Aga eesti keeles meil on olemas mina ja ma või muu, siis et me ühesõnaga saame kasutada seda pikemat varianti ja lühemat varianti. Ja kui me tahame rõhutada, siis me kasutamegi lihtsalt seda pikemat. Minu nimi on Peeter. Ma ei ütle, mu nimi on Peeter. Ma lihtsalt siis ei pea 2 korda seda ütlema, et mina, mu nimi on Peeter. Aga prantslased kasutavad siis niimoodi, et kõigepealt see pikem rõhuga ja siis verbi juurde, tegusõna juurde peab alati käima ka asesõna, sest prantsuse keeles tihti need käändelõpud on üsna ühesugused erinevatel isikutel, kui me pöörame ja seetõttu peab alati see asesõna seal näitama, millise isikuga tegemist on. Eesti keeles meil on käändelõpud täiesti erinevad, et näiteks, et käin, käid,
käib, me läheme alati lõpust ära ilma selle asesõnata, et kes käib. Mina käin, sina käid, tema käib, me ei pea nagu väga kordama neid eessõnu seal, et aru saada, kellega tegemist on, aga prantsuse keeles on see siis vajalik. Moi, je m'appelle Peter, minu nimi on Peeter. Selline väike nüanss ka veel, et kui me otse nüüd tõlgiksime, sest et alguses ajab prantsuse keele õppijaid alati segadus see, et kui ma tõlgin selle asja tähendust ja tegelikult nagu otsene tõlge on midagi muud, et siis ei saa aru, et kuidas selline asi nagu päris nagu niimoodi toimib. Otseselt, kui ma ütlen je m'appelle, siis see tähendab ma kutsun ennast. S'appeler on prantsuse keeles verb, mis tähendab ennast kutsuma, enesekohan nagu. Appeler lihtsalt, kui ma ütlen, see võib tähendada ka kutsuma keda iganes või helistama kellele iganes. Aga sellises konstruktsioonis siis je m'appelle tähendab ta minu nimi on meie mõistes, kuigi otsetõlkes siis ma kutsun ennast. Ja Katariina ütleb enchanté, mis otseses tõlkes tähendaks võlutud, aga eesti keeles me ütleksime siis natukene tagasihoidlikumalt lihtsalt, väga meeldib. Nii. Proovime nüüd uuesti seda dialoogi lugeda ja teil, kui te olete selle koos minuga nüüd läbi lugenud, ma soovitan panna pausi peale ja harjutada ilusasti ka niimoodi, et otse minu järgi ei korda, vaid ise lugeda ja proovida siis õigesti neid hääldada ja ilusasti ära õppida need äärmiselt olulised esimesed väljendid. Excuse-moi, tu es français? Non, je suis allemand. Et toi? Je suis estonienne. Tu t'appelles comment? Katharina. Salut, moi je m'appelle Peter. Enchanté. Nii, kuulamisharjutus number 8. Les Richard accueillent Katharina à l'aéroport. Salut Katharina. Salut Antoine. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va. Bonjour Katharina, moi c'est Julie. Salut Julie. Nii, proovime nüüd mõista, millest siin jutt käis. Les Richard accueillent Katharina à l'aéroport. Richardid võtavad Katariina lennujaamas vastu. Accueillir oleks siis vastu võtma. Aéroport, aéroport meessast sõna, on lennujaam. Ja kui me räägime perekonnast prantsuse keeles, siis me kasutame ees mitmuse määravat artiklit, mis on le ja siis Richard, sinna lõppu me mitmuse tunnust S-i ei pane, eesti keeles me ütleksime Richardid, aga prantslased ütlevad siis le Richard ja see Richard jääb ainsusesse, et see artikkel seal ees näitab, et tegemist on siis perekonnaga. Le Richard accueille Katharina à l'aéroport. Kõigepealt on siis Antoine, kes ütleb salut Katharina. Ehk siis tšau, Katariina. Katariina vastab salut Antoine. Tšau, Antoine. Comment ça va? Kuidas läheb? Ça va très bien. Läheb väga hästi. Et toi, comment vas-tu? Ja sina, kuidas sul läheb? Ça va. Läheb normaalselt. Läheb hästi. Ükskord veel, siis pange jälle pausi peale ja korrake senikaua ise, kui teil tuleb ilusasti välja. Salut Katharina. Salut Antoine. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va. Ja väikene osa siin siis järgi. Julie ütleb siis Katariinale. Bonjour Katariina. Moi c'est Julie. Tere päevast, Katariina. Mina olen Julie.
Katariina vastab salut, Julie. Bonjour, Katariina. Moi, c'est Julie. Salut, Julie. Kuulamisharjutus number 9. Voici mon père et ma mère. Bonjour, bienvenue à Paris. Bonjour, Katharina. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Très bien. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Et comment va Eva? Très bien. Elle vous donne le bonjour. Nii. Järgmine väike dialoog. Kõigepealt siis tõlgime, kirjutage välja ilusasti kõik need sõnad, mida te ei tunne ära õppimiseks ja siis korrake senikaua, kui teil on kõik ilusasti meeles ja oskate ilusti hääldada. Voici mon mère, voici mon père et ma mère. Voici mon père et ma mère. Siin on minu isa ja minu ema. Voici mon père et ma mère. Un père on siis isa. Une mère on ema. Ja pange tähele, siin on siis tegemist selle madalama ega, mis on nagu A moodi natukene juba. Ja voici tähendab siin on. Voici. Bonjour, bienvenue à Paris. Bonjour, bienvenue à Paris. Tere päevast, tere tulemast Pariisi. Bonjour, bienvenue à Paris. Nii, François on siis selle isa nimi. François ütleb, bonjour Katariina, comment allez-vous? Bonjour Katariina, comment allez-vous? Comment allez-vous tähendab, kuidas teil läheb. Ehk siis, kui me teietame kedagi, siis me ülimalt viisakad tahame olla, siis me küsime comment allez-vous, mitte comment vas-tu või ça va. Comment allez-vous? Kuidas teil läheb? Ja Katariina vastab, je vais bien, et vous? Je vais bien, et vous? Mul läheb hästi. Ja teil? Très bien. Vous avez fait bon voyage? Très bien. Vous avez fait bon voyage? Väga hästi. Kas teil oli hea reis või kas teie reis oli meeldiv? Oui, merci. Oui, merci. Ja, tänan. Et comment va Eva? Et comment va Eva? Ja kuidas Eval läheb? Très bien. Väga hästi. Très bien. Elle vous donne le bonjour. Elle vous donne le bonjour. Ta tervitab teid või ta saadab teile tere. Ta saadab teile tervisi. Loeme ükskord veel niimoodi, et mina ütlen ees, teie ütlete järgi, siis saate panna jälle pausi peale ja ise harjutada. Voici mon père et ma mère. Bonjour, bienvenue à Paris. Bonjour Katariina, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Très bien. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Et comment va Eva? Très bien. Elle vous donne le bonjour. Kuulamisharjutus number 10. Tiens, mais c'est Peter. Salut Peter. Ah, salut Antoine. Katariina, je te présente Peter, un ami de la fac.
Peter, je te présente Katharina, une étudiante estonienne. Merci, Antoine. Mais je connais déjà Katharina. Comment? Tu la connais? nii, järgmine väike dialoog siis. Antoine ütleb Tiens, mais c'est Peter. Tiens, otseses tõlkes prantsuse keeles tähendab võta, tiens. Aga siin on mõeldud pigem seda, et ohoo või vaata. Midagi sellist üllatusega seotud. Tiens, mais c'est Peter. Vaata, aga see on ju Peeter või see on Peeter. Me tähendab aga, kirjutatakse mais. Me hääldatakse aga. Tiens, mais c'est Peter. Salut Peter. Peter vastab. Ah, salut Antoine. Antoine ütleb. Katharina, je te présente Peter, un ami de la fac. Katharina, je te présente Peter, un ami de la fac. Katariina, ma tutvustan sulle Peetrit. Je te présente Peter. Ja siis ta täpsustab, kes Peeter on. Un ami de la fac. Un ami on meessoost siis sõna sõber, ami. Kui me tahame naissoost sõbranna öelda, siis me ütleme une ami, ehk siis see naissoo artikkel käib seal ees ja ami hääldatakse küll täpselt samamoodi, aga kirjutatakse veel e sinna lõppu. Nii et kirjutatakse A-M-I ja kui on naissoost, siis A-M-I-E. Un ami de la fac, de näitab siis kuuluvust prantsuse keeles ja la fac on lühend sõnast faculté, mis siis tähendab otseses tõlkes nagu ülikoolis osakond või department, inglise keeles ütleks faculté, aga prantslased kasutavad seda üldse ülikoolist rääkidest, et kui ma ütlen un ami de la fac, siis see tähendab ülikooli sõber või kursusekaaslane, midagi sellist. Nii, Peter, je te présente Katharina. Peeter, ma tutvustan sulle Katharinat. Je te présente Katharina. Ja siis ta täpsustab, kes Katariina on. Une étudiante estonienne. Une étudiante estonienne. Une étudiante on üliõpilane naissoost. Kui me tahame öelda üliõpilane meessoost, siis ta on un étudiant. Un étudiant. Kirjapilt on siis täpselt sama, ainult et seda e-d lõpus ei kirjutata ja selle tõttu ei hääldata välja ka t-d. Un étudiant, meessoost üliõpilane. Une étudiante, naissoost üliõpilane. Ja estonienne on siis eestlanna. Meessoost oleks estonia, eestlane. Ja selle lõpus siis võetakse ära N ja E, et ainult EN lõpp on, mitte E-N-N-E. Estonia, estonienne. Ja Peeter ütleb siis, merci Antoine, mais je connais déjà Katharina. Merci Antoine, mais je connais déjà Katharina. Aitäh Antoine, aga ma juba tunnen Katharinat. Merci on siis aitäh. Me tähendas aga. Je connais, ma tunnen. Déjà, juba. Võib-olla on teile tuntud sellisest rahvusvaheliselt kasutatavast väljendist nagu déjà vu. Déjà vu prantsuse keeles tähendab juba nähtud, selle sama déja'ga. Déjà on siis juba. Ja siis Antoine ütleb, comment, kuidas, tu la connais, sa tunned teda. Loeme ükskord niimoodi, et ma ütlen ees, teie ütlete järgi ja siis saate panna jälle pausi peale ja ise harjutada. Tiens, mais c'est Peter. Salut Peter. Ah, salut Antoine. Katharina, je te présente Peter. Un ami de la fac. Peter, je te présente Katharina. Une étudiante estonienne.
Merci Antoine. Mais je connais déjà Katharina. Comment? Tu la connais? Page 17. Lehekülg 17. Exercice 1. Harjutus 1. Trouvez dans les dialogues les mots et les expressions pour saluer quand on se dit tu, vous, tu ou vous. See jääb teile väikeseks iseseisvaks ülesandeks. Panete pausi peale. Aga ma selgitan, mida tegema peab. Trouvez, leidke, dans les dialogues, dialoogidest, les mots et les expressions, sõnad ja väljendid, pour saluer, tervitamiseks, quand on se dit tu, kui sinatatakse, vous teietatakse, tu ou vous sinatatakse või teietatakse. Ehk siis ülesanne seisneb selles, et vaatate lehekülg 16 uuesti üle kõik need dialoogid, millega me töötasime praegu ja kirjutate välja väljendid selleks, et kedagi tervitada, kellelegi tere öelda, juhul kui te sellised väljendid kõigepealt, kui te sinatate seda inimest, mida te saate öelda siis, kui te teietate seda inimest ja mida te saate siis öelda, kui te ükskõik, et kas sinatate või teietate, ehk siis mis on selline väljend, mida te saate kasutada mõlemal juhul. Pange pausi peale ja uurige natuke. Exercice 2. Harjutus 2. Trouvez dans les dialogues les expressions pour s'excuser, remercier, souhaiter la bienvenue. Siin siis samuti teile üks väike iseseisev ülesanne. Leidke nendes dialoogides väljendid esiteks selleks, et vabandada, teiseks, et tänada ja kolmandaks, et tere tulemast soovida. S'excuser, vabandada, remercier, tänada, souhaiter la bienvenue, tere tulemast soovida. Pange pausi peale ja otsige. Exercice 3. Harjutus 3. Remettez les répliques dans le bon ordre. Pange repliigid õigesse järjekorda. Écoutez et vérifiez. Kuulake ja kontrollige. Kõigepealt siis see suuline audioharjutus, kuulamisharjutus number 11. A. Loeme läbi, vaatame, kas te saite aru kõik, mis need tähendavad ja siis panete nad õigesse järjekorda. Panete pausi peale, panete õigesse järjekorda ja siis ma lasen teile seda audiot, et te saaksite kontrollida, kas te panite õigesse järjekorda. Nii, kõigepealt. Ça va, moi aussi. Ça va, moi aussi. Mul läheb ka hästi. Pas mal. Et toi? Pole paha. Ja sul? Ehk siis selleks vastus küsimusele, et kuidas läheb. Pas mal, ei lähe halvasti. Ja sul? Ah, salut Pierre. Ah, salut Pierre. Ah, ciao Pierre. Salut Anne. Ciao Anne või tere Anne. Ça va? Kuidas läheb? Pange pausi peale ja proovige panna õigesse järjekorda. Ja kontrollime. Exercice d'écoute. Remettez les répliques dans le bon ordre. Écoutez et vérifiez. A. Salut Anne. Ah, salut Pierre. Ça va? Pas mal, et toi? Ça va moi aussi. Nii,
kuulamisharjutus 12. B. Comment allez-vous? Kuidas teil läheb? Merci, ça va. Aitäh, läheb hästi. Bonjour, madame Lacour. Tere päevast, proua Lacour. Ça va très bien, merci. Et vous? Väga hästi läheb. Ma tänan. Ja teil? Bonjour, monsieur Dupont. Tere päevast, härra Dupont. Au revoir. Nägemist. See viimane on siis nüüd uus väljend, mille peate ka ilusasti üles kirjutama. Au revoir, otseses tõlkes jälle nägemiseni. Aga eesti keeles siis me ütleksime pigem nägemist. Pange õigesse järjekorda. Tähendab, pange pausi peale õigesse järjekorda ja siis kontrollime. 12. audio kontroll. Bonjour Madame Lacour. Bonjour Monsieur Dupont. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Merci, ça va. Au revoir. Exercice 4. Harjutus 4. Complétez avec le verbe être. Täitke lüngad kasutades verbi être. Enne kui te seda harjutust saate teha, tuleb siis ennast kurssi viia, et mis see verb être on. Selleks kõigepealt ma paluksin, et te võtaksite ette selle verbide pööramistabeli, mis on teil õppematerjalide juures ja vaataksite esimesel leheküljel, kus on teil kirjas 3. pöördkond. Kõige esimene verb ongi être. Ja être, see on teil muidu siin õpikus lehekülg 17 sinise kasti sees ka esimesena. Need sealt võite ka vaadata, aga seal ei ole tähendusi ega siis ka neid sulgudes vihjeid sellele, kuidas hääldatakse. Être prantsuse keeles on siis olema. Ta on väga ebareeglipärane verb, ehk siis te peaksite õppima pähe täpselt, kuidas, mis isik pööratakse. Ja siis, kuna see on teie esimene tegusõna, mida pööramist õpite, siis peate õppima ära ka ilusasti need isikud, kes siin on. Kõigepealt siis on je suis, te kordate ilusasti järgi. Je suis, mis tähendab mina olen. Je on siis mina. Tu es, sina oled. Il, elle, est. Tema on. Miks siin on siis kriipsuke vahel? Il on siis meessostema ja elle on naissostema. Nagu inglise keeles on he ja she. Ja pange siis tähele, et sina ja tema, see tegusõna hääldatakse täpselt ühtemoodi, aga kirjapilt on erinev. Ja see tuleneb siis ajaloolisest prantsuse keele grammatikast, kus on siis teatud tähed, mis on tegusõna, pööratud tegusõna lõppu kirjutades nii-öelda selle isiku tunnuseks, ehk siis see T näitab, et tegemist on 3. isikuga. Samuti võib teile kummaline tunduda see, et il ja L põhimõtteliselt mõlemad hääldatakse nagu 2 häälikuga, aga il kirjutatakse 2 tähte ja L kirjutatakse 4 tähte. See on samuti siis tuleneb prantsuse keele ajaloolisest grammatikast. Sellega tuleb lihtsalt leppida. Harjuta ära. Nii et seega il, elle, est, tema on il meessostema, elle naissostema. Nous sommes, meie oleme. Vous êtes, teie olete. Ja il, elle, sont, nemad on. Siin siis samamoodi il. Ja pange tähele, et prantsuse keeles mitmuse essi välja ei hääldata. Välja arvatud erandjuhtudel, aga tähendab, erandjuht on siis, kui järgnev sõna algab täishäälikuga, siis ta hääldatakse välja Z-ina, aga sellest me praegu ei räägi. Põhimõtteliselt reeglina mitmuse essi välja ei hääldata, nii et hääldus siin siis kas on tema või on nemad, on põhimõtteliselt sama. Il, elle, est, tema on. Il, elle, sont, nemad on. Nii, ja nüüd harjutus 4.
pange pausi peale ja proovige nüüd siis selle tabeli järgi ilusasti ära täita see harjutus. Ja siis ma ütlen teile ka õiged vastused. Harjutus 4 õiged vastused. Tu es français. Ja siis kirjutatakse siin ES või prantslased ütleksid ES. Non, je suis estonien. S-U-I-S. Või prantslased päraselt siis S-U-I-S. Kas sa oled prantslane? Ei, ma olen eestlane. Vous êtes anglais. Kas te olete inglane? Non, nous sommes estoniens. Vabandust. See ei olnud mitte lihtsalt teietamine, vaid siin oli küsimus mitmuses. Kas te olete inglased? No, nous sommes estoniens. Ei, me oleme eestlased. Ils sont estoniens. No, ils sont allemands. Kas nad on eestlased? Ei, nad on sakslased. Elle est étudiante. No, elle est lycéenne. Kas ta on üliõpilane? Ei, ta on gümnasist. Lycéenne tuleb siis sõnast lycée, millest on prantsuse keeles siis tekitatud või eesti keeles tekitatud sõna lytseum. Lycée on siis gümnaasium meie mõistes. Ja pange tähele, et siin seda L-ile järgnevat tegusõna hääldatakse natukene erinevalt, kuna étudiant algab täishäälikuga ja lycéenne algab kaashäälikuga. Ma ütlen elle est étudiante. Ma hääldan selle T sealt esti lõpust välja. Elle est étudiante. Samas ma ütlen no, elle est lycéenne. Ei, ta on gümnasist. Ja siin ma seda T-d ei häälda, sest et järgneb L kaashäälik. Ja 5. Il est étudiant. No, il est professeur. Kas ta on üliõpilane? Meessoost siis. Ei, ta on professor. Nii, ja siin siis on samamoodi, et esimesel puhul ma hääldan selle T välja. Il est étudiant. No, il est professeur. Ja siin teisel puhul ei häälda. Nii, exercice 5, harjutus 5. Complétez avec je, tu, il, elle, nous, vous, il, moi ou toi. Täitke siis kasutades mina, sina, tema meessoost, naissoost, meie, teie, nemad meessoost. Ja siis lisaks ka rõhuline mina, moi ja rõhuline sina, toi. Kõigepealt siis jätan teile natukene aega mõelda selle üle, ehk siis panete pausi peale, teete harjutuse ära, siis ütlen teile õiged vastused. Nii, harjutus 5 õiged vastused. Comment allez-vous? Kuidas teil läheb? Je vais bien. Et vous? Mul läheb hästi. Ja teil? Moi aussi, je vais bien. Minul läheb ka hästi. Siin pange tähele siis, miks me kasutame seda rõhulist mina, moi aussi, sest et je, mina, kasutatakse ainult tegusõnaga koos. Kui meil tegusõna ei ole, siis me peame kasutama kindlasti seda rõhulist mina. Moi, näiteks siin on aussi, mis tähendab samuti ka. Ja selle ette ei saa kindlasti mitte panna jød. Peab olema moi. Je ainult koos tegusõnaga. Ja samamoodi siis teiste rõhuliste ja mitte rõhuliste asesõnadega. Moi aussi, je vais bien. Mina ka, mul läheb hästi. Number 2. Comment vas-tu? Kuidas sul läheb? Très bien. Väga hästi. 3. Tu t'appelles comment?
kuidas on sinu nimi? Je m'appelle Luc. Mu nimi on Luc. Vous êtes français? Kas te olete prantslane? Non, je suis estonien. Et vous? Ei, ma olen eestlane ja teie. Kuna siin on esimeses repliigis vous êtes français kasutatud teietamist, siis peab ka järgneb sellega samamoodi olema, kuigi tegelikult grammatiliselt on võimalik siin ka öelda non, je suis estonien et toi ja sina. Aga kuna siis teine teietab, või esimene teietab, siis eeldatavasti teine ka teietab. Je suis français. Ma olen prantslane. Nii, number 5. Il s'appelle Michel. Ilma siis esita, miks? Sellepärast, et Michel on siis nagu eesti keele Mihkel, poisi nimi. Ehk siis tema meessoost peab siin olema. Ja number 6 vastavalt siis elle s'appelle Lucie. Lucie on tüdruk. Ja siis tuleb kirjutada ainsuses elle. Number 7. Ils sont anglais. Nad on inglased. Ja number 8. Nous sommes étudiants. Me oleme üliõpilased. Enne kui me lehte keerame ja edasi läheme, siis kastikeste sees on meil siin veel informatsiooni. Ja kõigepealt siis see être järgmisena ka väga oluline tegusõna, mida eeldatavasti kohe peaks oskama, kui hakatakse prantsuse keelt õppima. Ennast tutvustada peaks ikka igaüks suutma. Seega s'appeler, nagu ma ennem ütlesin, otseses tõlkes tähendab see ennast kutsuma, aga siis eesti keeles me ütleksime, et minu nimi on. Ja see on teil verbide pööramistabelis esimese pöördkonna all verb number 2, tähendab siis kohe esimese lehekülje ülevalt teine. S'appeler. Je m'appelle. Minu nimi on. Tu t'appelles. Sinu nimi on. Il, elle s'appelle. Tema nimi on. Nous nous appelons. Meie nimi on. Ja meie nimed on. Vous vous appelez. Teie nimed on või teie nimi on, kui me teietame. Ja il, elle s'appelle. Nende nimi on. Sina teed kindlasti segadusse see, et miks lisaks sellele asesõnale on siin veel enesekohane väikene sõnakene lisatud. See ma soovitan teil praegu lihtsalt ära õppida pähe nii nagu see on, sest et see enesekohasus prantsuse keeles on eestlaste jaoks natukene selline keeruline teema ja seda me puudutame natukene hiljem. Aga siis see ei ole mingi trükiviga, et siin on näiteks kirjutatud nous appelons, et on 2 korda nous või vous appelez. See peabki niimoodi olema. Teie kutsute ennast otseses tõlkes siis, et see peab siin olema, sest muidu kui me ütleme lihtsalt vous appelez, siis see tähendab teie kutsute või teie helistate. Aga see peab olema kindlasti see enesekohane. Nii et järgmiseks korraks muu koduse ülesannete hulgas siis verb être, mida te õpite kindlasti pöörama une pealt, ja s'appeler. Ja siin s'appeler juures pöörake siis juba tähelepanu ka sellele, mis on need alla joonitud sõna lõpud, tegusõna lõpud, ehk siis need pöörde lõpud on need, mida siis esimese pöördkonna verbidel kõikidel käib lõpus, et kui te teate, et ES, ONS, EZ, ENT, siis nagu see muudab teil esimese pöördkonna verbide pööramise juba väga lihtsaks. Et pöörake siis ka sellele tähelepanu. Ja enne kui me veel pöörame lehekülge, on meil siin üks väike roheline kastikene, kus on siis kirjas masculin ja feminin. Masculin tähendab meessoost ja feminin tähendab naissoost prantsuse keeles. Ja siin on teil toodud siis selle soo erinevuste tutvustamiseks esimesed sõnad, mille siis õpite ära ja tegelikult nende samade süsteemide järgi, nagu siin on teile toodud, reeglina siis prantsuse keeles need meessoost ja naissoost sõnad moodustavadki. Et hiljem see läheb nagu süstemaatiliselt nende reeglite järgi. Aga kõigepealt siis français, française on siis vastavalt prantslane
ja prantslanna. Français, française. Siis anglais, anglaise on inglane, inglanna. Anglais, anglaise. Allemand, allemande on sakslane või sakslanna. Allemand, allemande. Estonien, estonienne on vastavalt eestlane, eestlanna. Estonien, estonienne. Un ami, une amie on siis sõber või sõbranna. Un ami, une amie. Un étudiant, une étudiante on siis üliõpilane. Un étudiant, une étudiante. Un lycéen, une lycéenne on siis gümnasist ehk lütseumi õpilane. Un lycéen, une lycéenne. Ja un professeur on siis professor, võib olla ka õppejõud ülikooli puhul ja gümnaasiumi puhul professeur on siis õpetaja. Gümnaasiumi õpetaja nimetatakse ka siis professeur prantsuse keeles. Siin ei eksisteeri mingit naissoost varianti, näiteks une professeuse. Kuna ajalooliselt on professorid ja õppejõud alati olnud meessoost, siis kasutatakse, prantsuse keeles on teatud hulk selliseid ametinimetusi, mis ongi ainult meessoost, naissoo varianti ei ole leiutatud. Muidugi feministid on selle koha pealt üritanud keelt reformida, aga prantsuse keeles reforme läbi viia on väga-väga raske. Selle eest juba siis hoolitseb Prantsuse Akadeemia, aga siis naissoost professor või naissoost õppejõud või gümnaasiumiõpetaja oleks ka siis un professeur, mis sest, et see on meessoost sõna. Näiteks võib tuua veel, et on un médecin, on arst, ei ole une médecine, médecine on nagu arstirohi. Et arst naissoost on ka un médecin. Leiutatud või üritatud on leiutada naissoost vastaja meessoost sõnale un écrivain. Un écrivain on kirjanik ja natukene kasutatakse une écrivaine, aga samas ei ole väga levinud. See on siis selline nii-öelda naisõiguslaste töö, et nad üritavad juurutada ka neid naissoost variante siis ajalooliselt ainult mehi puudutavatele ametialadele. Nii, aga keerame lehte. Tournons la page. Page 18, lehekülg 18. Ja siin üleval on teil taaskord üks kastikene, kus te saate siis kirjutada välja veel neid väljendeid, mis teil võib-olla siis vihikusse pole veel jõudnud ja nende siis tähendusi. Ja ilusasti ka, kui ma hääldan, siis korrake järgi. Ei jookse mööda külge alla. Kõigepealt siis demander, comment ça va? Et kuidas siis küsida, kuidas inimesel läheb. Kõige lihtsam variant, ça va? Kuidas läheb? On siis selline täiesti igapäevane sõprade vaheline või perekonnas. Comment ça va? Samuti siis eesti keeles võiks öelda, kuidas läheb. On siis natukene juba siuksem ametlikum, aga mitte eriti. Ja korralikus kirjakeeles siis öeldakse comment vas-tu? Kuidas sul läheb? Ja kui me teietame inimest väga ametlikult, siis me ütleme comment allez-vous? Kuidas teil läheb? Demander est l'identité de quelqu'un. Kui me tahame küsida kellegi kohta, et kes ta on, siis me võime kõigepealt küsida vous vous appelez comment? Kuidas on teie nimi või kuidas te ennast kutsute otsetõlkes? Vous vous appelez comment? Tu t'appelles comment? Kuidas on sinu nimi või kuidas on sinu nimi? Ehk siis kui me sinatame. Vous êtes ja teie olete. Tu es, sina oled. Ja siin me võime selle 3 punkti asemel näiteks ka panna mingisuguse nimisõna, mida me tahame küsida, kas sa oled näiteks õpetaja. Vous êtes, või te olete, kas te olete õpetaja? Vous êtes professeur? Tu es lycéenne? Kas sa oled gümnasist?
nii, s'excuser, kui me tahame vabandada, siis on siin 3 erinevat varianti. Excusez-moi, palun vabandage mind, kui me teietame. Excuse-moi, vabanda mind, kui ma sinatan. Ja pardon, mis oleks siis vabandust ja selline üldine, mida võib kasutada siis nii sinatamise kui teietamise puhul. Saluer, mis siis tähendab tervitama. Kõige lihtsam ongi see salut, mis siis eesti keeles on kas tere või pigem selline tšaupoolne. Võib ka öelda tere. Bonjour, monsieur, madame või mademoiselle on siis, kui me natukene ametlikumalt tahame öelda. Ja bonjour me võime muidugi ka, sina sõpradele öelda, see ei ole mitte keelatud, see on selline universaalne väljend. Aga monsieur, siis härra, madame, proua, mademoiselle, preili. Dire comment ça va, kui me nüüd ütleme, kuidas meil läheb. Siis kõigepealt võib öelda lihtsalt selle ça va küsimusele vastuseks ça va. Nii, comment ça va? Ça va bien, kuidas läheb? Läheb hästi. Pas mal. Mitte kehvalt, normaalselt. Je vais bien on siis selline natuke ametlikum. Je vais bien, mul läheb hästi. Ja kui siis on juba selgitatud, et kuidas läheb, on küsitud, kuidas läheb ja on vastatud, siis lisa nagu mis siin kõrval veel parem on, puis on siis järgi kirjutatud veel moi aussi, minul ka. Või siis kui me tahame küsida ja teine küsis meie käest ja me tahame vastu küsida, siis et toi ja sul või et vous ja teil. Nii, kui me nüüd küsisime, kes keegi on ja tahaksime nüüd vastata küsimusele, siis donner son identité. Me saame öelda je m'appelle, minu nimi on. Oui, je suis. Jah, ma olen. Kui näiteks siis küsiti, et kas te olete professor. Moi, see. Mina olen, see on siis, kui keegi ütleb, et mina olen see ja siis mina tahaksin öelda ka mina olen see või minu nimi on see. Moi, see. Ja siis ütleme oma nime. Ja siis loomulikult tutvustamise juurde me tahaksime ka vahel öelda, et väga meeldiv ja prantslased kasutavad siis reeglina selleks enchanté, mis siis otsesest tõlkes tähendaks võlutud. Prantslased väga galantsed. Ja siin on 2 varianti, kui meessoost isik ütleb väga meeldiv või võlutud, siis ta kasutab seda esimest varianti ja naissoost isik kasutab seda teist, kus on siis see öö, on seal veel lõpus, meie mõistes e, ehk siis mis on naissootunnus, et hääldus on täpselt sama enchanté, aga siis naissoost isik kirjutab selle e-ga ja naissoost isik kirjutab e-ö. Nii, ja kui siis keegi on vabandust palunud meie käest või siis me saame vastata selle peale ce n'est rien, ei ole midagi, või ce n'est pas grave, ei ole hullu. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Ja siis siin üleval paremal on veel prendre congé, mis otseselt tõlkes tähendab puhkust võtma, aga millal siis on prantslased siin mõelnud konkreetses kontekstis seda, et kui me tahame kellegi head aega öelda, siis me saame öelda au revoir, mis tähendab siis jälle nägemiseni või nägemist. À bientôt, mis oleks siis peatse kohtumiseni. À demain, mis tähendaks homseni. À plus tard, mis tähendab hiljem näeme. Nii, 13. kuulamisharjutus on siis teile nii-öelda treenimiseks kirjutatud siis exercice 6, harjutus 6. Écoutez et lisez le dialogue. Kuulake ja lugege dialoogi. Kuulame siis kõigepealt. Exercice 6. Écoutez et lisez le dialogue. Salut, je m'appelle Paul. Moi, c'est Thomas. Tu es français? Non, je suis allemand. Et toi? Je suis estonien.
nii, igaks juhuks siis tõlgime ka, kuigi ma usun, et te kõik sellest dialoogist saate väga hästi aru, kui te olete siiamaani tähele pannud. Salut, je m'appelle Paul. Tere, minu nimi on Paul. Moi, c'est Thomas. Mina olen Toomas. Tu es français? Kas sa oled prantslane? Non, je suis allemand. Ei, ma olen sakslane. Et toi? Ja sina? Je suis estonien. Ma olen eestlane. Exercice 7. Harjutus 7. À vous. Teie kord. Jouez des scènes de salutation. Mängige läbi siis tervitamistseene, siin on siis erinevad variandid. See jääb samuti teile siis väikseks kirjalikuks ja omaette suuliseks harjutamiseks. Selgitan esimene pilt. Marie et Louise. Eeldatavasti nad on sõbrad, seega nad sinatavad, kasutavad selliseid väga kõnekeelseid igapäevaseid väljendeid. Kirjutage väike dialoog Marie ja Louise'i vahel, mis nad võiksid tervitamiseks öelda. Ja siis harjutage seda ise lugedes. Järgmine pilt. Madame Martin et Madame Faure. Proua Martin ja proua Faure. Eeldatavasti siis teiettavad teineteist ja räägivad natuke ametlikumas keeles. Kirjutage dialoog ja harjutage ilusasti valjusti ise seda lugemist. Monsieur Leblanc et Monsieur Legrand. Härra Leblanc ja härra Legrand. Kindlasti ametlik. Taaskord siis ja mis nad võiksid teineteise tervitamiseks öelda. Kirjutage ja harjutage lugemist. Nii, kui see nüüd on siis tehtud, siis page 19, lehekülg 19, kuulamisharjutus 14. Exercice d'écoute numéro 14. À l'aéroport. Lennujaamas. À l'aéroport. Ja kuulame jälle kõigepealt. À l'aéroport. Excusez-moi, vous êtes Maria Cristiani? Non. Pardon. Nii, siin siis selline olukord, mis võib vabalt ükskõik kellega, kes Prantsusmaale reisib juhtuda. Monsieur Leroc küsib. Excusez-moi, vous êtes Maria Cristiani? Excusez-moi, vous êtes Maria Cristiani? Vabandage, kas te olete Maria Cristiani? Ja une dame, mis siis tähendab üks daam või üks proua, vastab non, mis tähendab ei. Ja Monsieur Leroc ütleb siis pardon, vabandust. Excusez-moi, vous êtes Maria Cristiani? Non. Pardon. Exercice d'écoute numéro 15. Kuulamisharjutus number 15. Excusez-moi, vous êtes Madame Cristiani? Oui, c'est moi. Bonjour, je m'appelle François Leroc. Ah, bonjour, Monsieur Leroc. Enchanté. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Bienvenue à Paris. Nii. Loeme ja tõlgime, et kõigile oleks arusaadav siis täpselt millest jutt. Ja saate ilusasti ka korrata. Excusez-moi, vous êtes Madame Cristiani? Vabandage, kas te olete proua Cristiani? Oui, c'est moi. Jah, see olen mina või jah, olen küll. Bonjour, je m'appelle François Leroc. Tere päevast, minu nimi on François Leroc. Ah, bonjour, Monsieur Leroc. Enchanté. Ah, tere päevast, härra Leroc. Väga meeldiv.
Vous avez fait bon voyage? Kas teie reis läks hästi? Oui, merci. Jah, aitäh. Bienvenue à Paris. Tere tulemast Pariisi. Exercice 8. Harjutus 8. À vous. Teie kord. Vous accueillez à l'aéroport de Tallinn Monsieur Jean-Pierre Minaudier ou Madame Marianne Martin. Jouez la scène. Te võtate Tallinna lennujaamas vastu härra Jean-Pierre Minaudier või siis Madame Marianne Martini. Martin. Prantsuse keeles siis. Jouez la scène. Mängige läbi see stseen. Ehk siis panete pausi peale ja katsute siis siiani omandatu põhjal kirjutada vastava dialoogi ja ise seda lugeda. Foneetik. Foneetikaharjutused. Kõigepealt siis selgitan, et iga siis selle leçoni või õppetüki lõpus on need foneetikaharjutused ja need siis tehakse niimoodi, et kuulatakse ja korratakse ilusasti järgi, et need on tavaliselt erinevate häälikute täpsema hääldama õppimiseks. Kõigepealt siis number 16. Phonétique. A. Les sons U ou oa. Siin harjutatakse siis selliseid häälikuid nagu ü, u, wa, ehk siis mis on siin ilusasti A kõrval teile ära toodud. Salut, bonjour, bonsoir. Salut, bonjour, bonsoir. Écoutez et répétez. Kuulake ja korrake. Tu, tu, toi. Vu, vous, vois. Rue, roue, roi. Lu, loup, loi. Number 17. Écoutez et répétez. Kuulake ja korrake. Le son OU. Bonjour, Madame Leroux. Bonjour, Monsieur Lapérouse. Comment allez-vous? Le son U. Salut, Lucie. Salut, Julie. Comment vas-tu? Le son OA. Bonsoir, Antoine. Au revoir, François. Moi, c'est Françoise. Kuulamisharjutus 18. Siin peate siis korra paneme pausi peale, sest ülesanne seisneb selles, et lisez, puis écoutez. Kõigepealt loete ise ja siis kuulate ja kordate. Lasen kordamiseks 18. Lisez, puis écoutez. Bonjour, Monsieur Dumas. Bienvenue à Toulouse. Comment allez-vous? Excusez-moi. Vous êtes Monsieur Delarue? Oui, c'est moi. Salut, Lucie. Moi, c'est Jules.
Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Kuulamisharjutus 19. Accent tonique. L'accent tonique est sur la dernière syllabe. Rõhuline silp on siis, millest siin räägitakse ja reeglina prantsuse keeles on see silp, viimane silp, mida rõhutatakse. Eesti keeles on pigem esimene, prantsuse keeles siis reeglina viimane. Nii et see on selles mõttes prantslaste jaoks või eestlaste jaoks natukene keerukas. Aga kõigepealt siis écoutez et répétez. Kuulake ja korrake. B. Écoutez et répétez. Oui. Ça va. Ça va bien. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Bonjour, monsieur Dupont. Nii, ja lisaks on siin kirjutatud siis lisez en accentuant la dernière syllabe. Lugege, proovides siis panna rõhk kõige viimasele silbile. Nüüd teeme niimoodi, et teie proovite öelda ja mina ütlen siis natukese aja pärast järgi, et te saate kontrollida. Number 1. Bien. Number 2. Pas mal. Number 3. Au revoir. Number 4. Je suis allemand. Number 5. Tu t'appelles comment? Number 6. Vous vous appelez comment? Ja leçon 1 viimane harjutus siin. Automatisme ehk siis automatismid eesti keeles või midagi, mis tuleb automaatselt. Répondez librement ehk siis kuulamisharjutus 20 vastake vabalt. Et harjutus siis selleks, et te saaksite harjutada, et kas te saate aru, mis küsitakse ja kuidas teie vastaksite. Siin on näide, siis exemple, comment vas-tu, kui küsitakse, et kuidas sul läheb, ja siis vastata saab, je vais bien, mul läheb hästi. Nii et kuulamisharjutus 20. Automatisme. Répondez librement. Comment vas-tu? Je vais bien. Bonjour. Tu t'appelles comment? Salut. Comment allez-vous? Comment ça va? Pardon. Tu es étudiant? Ça va? Excuse-moi. Au revoir. Nii. Ja enne kui me tänase loengu lõpetame, siis veel üks väike lisaülesanne, enne kui ma hakkan kodusest ülesandest rääkima ja mida te iseseisvalt teete. Võtke palun välja see sõnavara fail, mis oli teile siin üles laetud esimese tunni juurde. Le vocabulaire ehk sõnavara. Järgmiseks korraks jääb teil lisaks nendele sõnadele, mis te ühikusse olete kirjutanud nüüd sellest õppetunnist välja,
ka kõige esimene lehekülg siit sõnavarast. Ja siin tegelikult sellepärast ärge pabistage, et läheb paljuks. Siin on enamik neid asju on meil läbi töötatud nüüd selles samas esimeses õppetükis, aga siin on ilusasti ka mul juurde tekitatud selline väikene häälduse spikker. Ja kõige esimene lehekülg siis on see, mis järgmiseks korraks jääb teil ka ära õppida. Ja ma loen teile selle loengu lõpetuseks igaks juhuks siis häälduse mõttes need prantsusekeelsed väljendid siit ette. Neid tõlkeid ma ei hakka lugema, sest neid te saate ise siit lugeda eesti keeles. Bonjour. Bonsoir. Je m'appelle. Il s'appelle. Je suis. Je suis estonien. Je suis estonienne. Moi, c'est... Comment ça va? Oui, lihtsalt, ça va. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Tu vas bien? Vous allez bien? Oui, merci. Ça va, merci. Je vais bien, merci. Et vous? Oui, c'est et toi? Je vous présente très heureux. Oui, très heureuse. Siin siis heureux ja heureuse, väikese hääldusvahe ja kirjapildi vahega. Esimene on meesost inimene, kes ütleb, teine naisost inimene. Enchanté. Vous connaissez? Oui, très bien. Non, pas du tout. Non, je ne crois pas. Pardon? Excuse-moi. Excusez-moi. S'il te plaît. Merci. Je ne sais pas. Je suis désolée. Il est de quelle nationalité? Ja naisost siis. Elle est de quelle nationalité? Je crois que je viens de... Je suis d'Estonie. Tänaseks ongi kõik. Teie koduseks ülesandeks jääb esiteks sõnavara. Ehk siis, mis te vihikusse kirjutasite õpikust välja ja see le vocabulaire esimene lehekülg. Teiseks, pöörata või õppida pöörama, õppida pähe, kuidas pööratakse kahte verbi. Être, olema ja s'appeler ehk siis mingit nime omama, mis nimi on. Ja kolmandaks, töövihikust harjutused, mis käivad siis leçon 1 ehk siis esimese õppetüki juurde. Need on põhimõtteliselt kõik ainult kordamisharjutused, kõik asjad, mida teie käest siit töövihikust küsitakse, on õpikus juba läbi tehtud ja kui me õpikuga teeme korralikult nende audioloengutega tööd, siis töövihikuga ei tohiks teil kodus mingeid probleeme olla. Põhimõtteliselt siis enne kui te võtate ette järgmise audioloengu, siis leçon 1 töövihikust on siis harjutused lehekülg 4, 5 ja siis 6 ülevalt ka 2 harjutus, ehk siis harjutused 1-10 saate ilusasti kõigi selle õpitu kinnistamiseks ära teha. Ja rõhutaksin, kuna siis tegemist on siin praegu esimese loenguga, veel seda, et kuna tegemist on moodle õppega,
see tähendab seda, et kõik need loengud on ilusasti üles laetud. Teil on võimalus ise valida aeg, millal te teete. Ja samuti on teil võimalus valida, kui kiiresti te teete, et te ei pea kohe kindlasti kiiresti võtma kohe kätte järgmist audioloengut. Ma soovitan jätta teil vahele täpselt nii suur paus, kui te ise tunnete, et on selleks vajalik, et te suudaksite kõik selle eelnevalt läbi võetud õppetüki materjali omandada. Teie ise valite oma tempo. Mõne inimene on väga kiire, mõnel inimesel on väga hea mälu, tal jäävad näiteks sõnad ja kõik pöörded ja asjad väga kiiresti meelde. Teisel on vaja rohkem korrata. Ja kui teie näiteks olete üks nendest, kellel on raskem asju meelde jätta, te võite kuulata neid audioloenguid ju mitu korda. Et see ei ole nagu te tunnis istute ja kui on läinud, siis on rong on läinud. Et te saate uuesti korrata ja uuesti teha. Peaasi on see, et te omastaksite ennem kõik selle materjali ilusasti, mis on siis selle eelneval loengul teile antud ja siis lähete edasi järgmise loengu juurde. Et ma soovin teile jõudu ja kuulmiseni juba siis järgmises tunnis. Au revoir! À bientôt!